Nüüd teeme ühe sellise näidisprojekti läbi koos VectorB programmiga. Ava VectorB ja võta uus projekt. Piisab A4 suurusest. Ja nüüd oleks vaja, et eelnevalt on valmis tehtud sul foto oma visandist, mille lae siia samasse projekti. Lihtsalt tee kaust lahti ja lohista näiteks siia. Minul on selline näidis kõrvitsast ja vaatame sammhaaval, kuidas seda kõrvitsa kuju nüüd siia saada. Lammutame mõtteliselt selle kõrvitsa osadeks, väiksemateks detailideks ja hakkame tükkhaaval tegema. Siin on nüüd kasutatud ovaali kujundit ja ma teen selle kujundi nüüd niimoodi siia peale enam-vähem esialgu valmis ja panen talle ka sellise soovitud kontuuri. Ja nüüd tahaks, et see taust oleks enam-vähem ühes tükis, ma teengi selle kõige sükse suurema kõrvitsa väliskuju kõige enne valmis, esialgu 2 tükist ja pärast ühendan need. Nüüd me näeme üleval vasakul on 2 noolt, ülemisega saad liigutada objekti, alumise noolekesega saad seda kuju hakata muutma. Sinna koha peale, kuhu liigutad ja klikid, siis tekivad need hoovad ja täpsemad punktikesed, mida saab siis niisuguse kujuga lohistada ja niigutada nagu vaja. Nüüd saabki seda kuju esimese hooga põhilise valmis panna ja pärast hiljem vajadusel saab seda veel muuta ja täpsustada. Ja kui soovitud kujund on valmis 2, siis ma hakkan neid ühendama. Klikin mõlemale peale ja nüüd Pathfinder käsuga ühendan need. Et sealt võib katsetada, milline neist kõige paremini sobis, antud juhul see kõige vasakpoolsem. Tegigi kujundi 1 tervikuks. Nüüd ma saan selle kujundi 1 tervikuks ja siis hiljem anname talle ka värvi. Nüüd peale siis panen need teised kujundid ka, nii et need kõrvitsasektorid on justkui võetud igaüks eraldi kujundina. Teen talle jälle sobiva sellise kuju. Võt see antud sektor, mis ma teen, ongi justkui kõige vaataja poolsem sektor, seega ta jääb hiljem kõige peale näha üleni. Iga kujund siis eraldi. No nii. Ja panen silmakese kinni, selle kihi ehk layeri silma kinni, et ta mind ei segaks, siis on järgmise kujundi ette võtta. Ja jällegi, nii palju kui saab, teen ta siis sobiva mõõduga praegu valmis ja hiljem saan vajadusel jälle kuju natukene parandada. See on nüüd see sektor, mis osaliselt jääb peitu ja seega see vasakpoolne on selline enam-vähem kujund, ta ei olegi väga täpselt vaja. Parempoolsem kujund sellel on olulisem, see jääb näha. Ja nüüd on aeg hakata värvi panema. Panen need kujundid tagasi vaikselt nähtavale järjekorras. Ja see kujund, see kõige tagumine ehk et see kõrvitsa väliskujund saab nüüd sobiva värvi. Klikkides siis sisuvärvi koha peale. Leidsin sobiva värvi ja nüüd võtan järgmised ette. See sektor saab kujundi või värvi esimese sektori järgi või esimese kujundi järgi ja seda kasutades pipett käsklust. Ja seejärel samamoodi siis soovin need teised kujundid ka ära värvida. Ja kui see kujundite värvimine on korras, siis nüüd tuleb vaadata kihtide ehk layerite järjekord üle ehk et mul on nad vales järjekorras, seega vale kujund on kõige peal ja lohistan vastavalt sinna kohtadega järjekorras, et ta läheks mul nähtavale õiged kihid õiges järjekorras. Ja nüüd on paras aeg teha sellist natuke täpsus kujundi sellist ilustamist nii-öelda, et oleks sellise sobiva kujuga, nagu ma tahan. Et nii saab kõik kujundid üle veel käia korra. Ja jällegi just see sama ülevalt teine nool sobib selleks kõige paremini. Lohistada, liigutada, natuke kuju muuta. Ja siis see kõige tagumine väike detail on veel tegemata, aga me näeme jälle, et on justkui vales kohas, seega saab ta lohistada sealt layeritest ehk kihtidest õigesse kohta, nii et jääb sinna taha poole ta näha. Ja viimaks ma teen selle kõrvitsale saba soovitud kujuga Ja nüüd, et kuna ta on niisugune pisikene objekt seal, siis mul on mõistlikum zoomida sisse, ehk et
alt ja klahv ja samal ajal hoian alt klahvi ja siis hiirerullikuga siis saab zoomida sisse või välja. Ja nüüd on mul palju lihtsam joonistada seda soovitud kõrvitsasaba kujundit. Ja siis tuleb ka sellele anda sobiv värv. Nii, nüüd on see kõrvits enam-vähem mul valmis. Nüüd vaatan, kuidas see üldpilt välja näeb, panen selle näidise või eeskuju kinni ära ja nüüd saan vaadata, et täitsa enam-vähem. Salvestamiseks võtta ekspordi nagu inglise keeles tavaliselt save või export as ja siis võib olla täitsa vabalt JPG fail. See on pildi fail, mida ma edasi ei töötle. Selleks sobib siis, kui ta on lõplik. Ja mitte printimise fail, lihtsalt ma panen ta siis näiteks kas veebi või lihtsalt niimoodi vaatlemiseks. Et siis see JPG sobib küll. Ja ongi salvestatud, ongi kõik.